Prognoosi kohta ma ütlen alati seda, et iga prognoos on vale sellest hetkest, kui ta saab avalikuks. Ainuke küsimus on kummas suunas. Nii nendib minister, kui küsida, mida prognoosib valitsus naftakriisi mõjudena inflatsioonile ja majanduskasvule. Naftahinna prognoosid lähevad analüütikutel väga lahku ning võib leida nii neid, kus ennustatakse kohest kriisi leevenemist, kui ka kõrgeid hindu aastateks. Kõigeks tasub valmis olla, nendib minister. Minul ei ole seda kristallkuuli ütlemaks, et on nii või teistpidi, aga igal juhul on mõistlik selleks valmistuda, et need hinnad on kõrged ja seda saab teha iga inimene, iga ettevõtte, et kui siis läheb tegelikkus teistpidi, et on hinnad madalamad, siis on kõik väga hästi. Kui hinnad on kõrged, siis me oleme selle jaoks valmistunud. Kõige kohesemalt mõjutabki nafta ja gaasihind sõitmist, transporti, aga ka elektritootmist ning kütmist. Seda juba praegu ka eesootavale talvele mõeldes, sest kevad ja suvi on aeg, kui kogutakse gaasimahuteid täis. Seega lähiaja hind määrab hinda järgmisel talvel. Ning praegu on maailmaturgudel lisaks objektiivselt kallimale hinnale arvestatud sisse ka risk, et segane aeg kestab arvatus kauem või läheb veel hullemaks. Ja ega seda ei oska ju keegi väga selgelt öelda, et kui pikalt tegelikult see konflikt seal kestab ja ma arvan, et selles see põhiline teadmatus praegu on, et need gaasiturud ju reageerivad päris paljudele asjadele emotsionaalselt. Et see kahtlus selles osas, et äkki järgmisel talvel on keeruline, on päris palju praegu nendes tuleviku hindades sees, mis seal tegelikult tuleb väga keeruline prognoosida. Aga et juhul, kui gaasi hind peaks minema püsivalt kallimaks, siis see selgelt omab mõju ka küttele. Minister soovitab pange raha kõrvale, sest eeloleval talvel võib seda vaja minna. Ma arvan, mingisugune rahavaru on alati kasulik, ja see on tõsi, et kui on väga külm talv, siis tegelikult ju kulub kõigil rohkem, ka siis, kui kütta näiteks puudega. Maailmas on tagajärjed kõrgetele kütusehindadele laialdased. Mõned näited. Ameerika United Airlines tühistab lähiajal umbes 5% lendudest, kuna kütusehinnad on tõusnud. Suhkru hind tegi viimase 2 aasta suurima nädalase tõusu. Euroopas arutavad mitmed riigid kas aktsiisitõusude ärajätmist. See oli plaanis mitmes Euroopa riigis. Näiteks Eestis, Lätis, Leedus, Itaalias, Taanis ja mujalgi. Mõned riigid plaanivad nüüd tõusu ärajätmist või langetamistki. Analüütikute sõnul jõuab kõrgem naftahind paari kuu pärast lisaks mootorikütustele ka toodetesse. Sealhulgas toidukaupadesse, mida kõrgem nafta ja gaasihind jääb mõjutama pikemaks ajaks, kuna väetised ja põlluharimine on senisest kallim.